Jörgen Mattias, ma pean korra minema ühe teema juurde. Hooaja alguses sa tegelikult alustasid Triumph Aqua Racingus, aga suhteliselt kohe tuli ka uus postitus, et sa lähed tagasi oma juurte juurde ja oled valinud hoopis Yamaha. Räägi natuke neid tagamaid, miks võib-olla selline otsus? Jaa, et tegelikult mõni kuu sai ikka nende all ka olla ja saime hea laagri juba Hispaanias tegelikult olla ja kõik nagu algusest pealt töötas ilusti, aga juhtus see siis, et kui me 4,5 tsiklite peale saime, siis kahjuks 4,5 tsikli Triumphid ei ole näinud veel võistlustingimusi ega midagi sellist ja ütleme, et tsikkel on väga hea, kõik toimis väga hästi, tiimiga nagu ei olnud mingisuguseid erilisi probleeme, aga põhimõtteliselt suuresti saigi see muudatus sellepärast tehtud, et tsiklid ei pidanud vastu ja vigaste tsiklitega sõita ja tulemust tuua on päris keeruline, et kindlasti paari aasta pärast on see mark ja tsikkel nagu väga heas kohas 4,5 tsikliga. Tsikkel ise oli nagu väga hea sõita, juhitavus, kõik oli hea, aga lihtsalt kuna ma olen sellises ajajärgus oma karjääris, kus mul on vaja tulemust tuua, tõestada ennast, et üldse maailmas on läbi lüüa, siis see otsus sai vastu võetud. No praegu ma saan aru, et sa oled nagu kodus. Kodus jah, et Yamaha tegelikult ütleme tsiklina isegi, et kunagi ma seal ju alustasin suure tsikli karjääri, et tegelikult eks iga tsikkel võtab aega, eriti kui ma 2 poole pealt olen tulnud ja kõik nagu seadistuse ma enda järgi paika saada ja ma kindlasti veel alles seda otsin ja kogume informatsiooni, aga suures plaanis see üleminek oli väga sujuv, et tänud siis Reijo Engmanile, Estrans ja Yamaha keskusele sai väga-väga hea paketi kokku juba ütleme siis, kui hooaeg käis tegelikult, aga see sai väga kähku see muudatus tehtud ja nüüd ma olen juba, ma arvan, kuskil 1,5 kuud tsikli peal olnud või niimoodi ja paar krossi ka alla saanud, et tulemused näitavad seda, et muudatus oli kasuks ja kogu teema jookseb nii-öelda. Kui sa nüüd natukene võib-olla tagasi vaatad, kas see võib-olla sinu hooaja ettevalmistuses andis ka võib-olla mingi põntsu, et sa pidid vahepeal sinna tsiklit vahetama või kõik on ikkagi möödunud nii nagu eelmistel hooaegadel? Tegelikult on ikkagi teistmoodi möödunud, et kui ma viimased aastad olen võib-olla välismaal rohkem olnud ja eelmine aasta ma olin ju Ameerikas, siis ma olen rohkem motocrossi radadel võrreldes supercrossi radadega siis sõitnud ja ütleme nii, et kunagi ei ole hea ja sa ei taha tegelikult ideaalis hooaja keskel tiimi vahetada, et see otsus tuli nagu raskelt, selles suhtes väga kaua juurdesin selle üle, aga olude sunnil siis nii läks ja lihtsalt ütleme, see üleminek oli sujuv Yamaha poolt, väga sujuv, aga pigem see, et ise lihtsalt kõik asjad valmis saada crossiks, nüüd oled ikkagi nagu privaattiim ise, nagu eelmine nädalavahetus ka näitas Saksa Adaki meistrivõistlusel, need on suured tiimid, 50-liikmelised meeskonnad, meie põhimõtteliselt oleme kahekesi oma mehaanikuga seal ja Reijo tuli ka appi ja tegelikult me konkureerisime väga kõval tasemel nendega võrreldes, et võib-olla endal on rohkem natuke stressiva asjaajamist olnud, aga samas tead, et ise tehtud, hästi tehtud, et selles suhtes nagu omad plussid ja omad plussid ja miinused nii-öelda. Nagu sa mainisid, siis sinu võistlushooaeg on juba käima läinud, sa oled mõned võistlused juba teinud. Kuidas sa tunned, kuidas vorm on? Vorm on tegelikult päris hea, et ma sõidutunde olen nagu üpriski hästi see hooaeg saanud. Jah, meil oli probleeme enne seda muudatust, kus ma nagu nii-öelda ei saanud sõita väga palju, aga nüüd sellest ajast saati Yamaha peal mul on juba 20+ tundi, et tegelikult on kõik läinud väga hästi ja ma olen see talv üle pikka aja saanud korraliku füüsilise ettevalmistuse teha Harri Kullasega, et kui mul eelmine aasta pigem jäi see vajaka, sest oligi elukoha vahetus, Ameerika, kõik see kohanemine, siis see aasta oli kindel see, et mul on alati crossihooajad hästi läinud, kui mul on hea talvine ettevalmistus olnud ja sellele panime kõva rõhu alla, sõidulaagrid samuti aasta alguses ja võiks öelda, et need sõidud ja tulemused ja kõik näitab, et me tegime õigeid lükkeid ja asju, et ilmselgelt 4,5 tsikli peal on natuke vaja kohaneda, ütleme käed ja kõik sellised asjad, et seda võimu on nagu väga palju sellel tsiklil, aga ma ütleks, et ma olen päris heal tasemel nii oma füüsilise kui sõidu ettevalmistusega. No igal juhul meil on hea meel, et sa oled kodumaale tagasi tulnud ja osaled Eesti meistrivõistluste etappidel. Siin pressikonverentsil hõigati välja ka, kui küsiti siis sinu kaaskonkurentide käest, et mis te arvate, kes tuleb selle aasta Eesti meistriks, siis sinu nimi hõigati ka välja. Mis sa arvad sellest?
ma arvan, et see on hea, et juba hooajale vastu minna, see annab võib-olla niisuguse kindluse tunde, et võib-olla konkurentidele on see ka, et nad üritavad mu pähe saada, on ju, aga päeva lõpuks on see parim mees võidab rajal, on ju, ja ega mu põhifookus ilmselgelt on Eesti meistrivõistlused, on ju, aga mu eesmärk on ikkagi kõrgem ka ja välismaal läbi lüüa, et eriti kui ma olen sellises eas praegu, et tuleb seda rauda taguda ja 4,5 sobib mulle, nii et ma võtan täitsa see aasta võistluskorraga, keskendun oma asjale päev korraga ja ehitame nii-öelda üles uuesti oma vormi, et siis uuesti maailma minna vallutama. No esimene Eesti meistrivõistluste etapp on tulemas selle nädalavahetusel Kiviõlis. Mis sa arvad, kes sellel hooajal saab võib-olla kõige suuremaks konkurendiks? Ma tean, et veel ei ole esimest etappi olnud, aga mis sa ise võib-olla praeguse info põhjal arvad? Ma ei oska kindlalt niimoodi öelda, ütlen ausalt, et võib-olla see on igav vastus pealtvaatajale praegu niimoodi, on ju, aga ma ei tooks eraldi sõitjat välja, et elu on näidanud üldse, et motorossis üldse start on väga tähtis, on ju, ja ütleme nii, et kõik poisid on väga konkurentsivõimelised, kedagi ma kindlasti alahinda, kui ma puuda lähen, siis kõik on konkurendid selles suhtes, on ju, ja samuti ma arvan, et kõik, kes puu taha tulevad, tahavad võita suures plaanis. Et ma arvan, et meil on hea tihe võistluste rivi see aasta ja sõidud saavad väga põnevad olema kogu hooaega vältel. No millised võistlused on sul veel plaanis kaasa sõita lisaks Eesti meistrivõistlustele? Mu põhifookus on siis ADAC Saksamaa meistrivõistlused, et esimene etapp juba oli ära, mis läks väga hästi tegelikult, et võib-olla üllatavalt hästi kohati isegi, et uue tsikli seljas, aga see on päris pikk meistrivõistluste sari, et see on plaanis kaasa teha, samuti siis kuna vorm tegelikult on juba päris okei, siis ma mõtlen ka MM-i etappidele juba, et G-kumps juba tegelikult koputab ukse peale, et ma väga tahaksin seal võistelda ja me peame lihtsalt kogu selle paketi kokku saama nii-öelda, et sinna lõpuks jõuda. Aga see on üks eesmärk, samuti on augustikuus mõned MM-etapid, mida tahaks kaasa teha ja suures plaanis ongi kõik, mis üle lisaks on siis boonus nii-öelda, et hooaeg on pikk, krosse on palju, see nädalavahetus Kiviõlis, järgmine nädalavahetus juba Saku Liivakuningas ja siis on jälle ADAC, et põhimõtteliselt iga nädalavahetus on mingi võistlus, et graafik on tihe selles suhtes. Miks peaksid inimesed tulema nädalavahetusel Kiviõlise kohale motokrossi vaatama? Sellepärast, et ütleme, Eesti meistrivõistlused on uuenduskuuri saanud päris korraliku, et võistluste rivi on samuti nagu tugevamaks muutunud ja ma arvan, et pole paremat kohta, kus Kiviõli teha hooaja avapauk, et see kompleks juba iseenesest on üliäge ja loodame, et ilm hoiab ka ära ja lihtsalt nädalavahetus kross, mis saaks parem olla. Igal juhul aitäh ja me soovime sulle palju edu! Tänud!